isa, las Jeesuse veri katab kinni kõik pattude hulgad. Isa, las Jeesuse veri peseb puhtaks mu südame. Isa, las Jeesuse veri katab kinni kõik pattude hulgad. Isa, las Jeesuse veri teeb mind õigeks ta sinu ees. Sinu vermetes on minu tervis, sinu haavades elu on mul. Sinu piinas on minu tugevus, sinu vaevas on minu rõõm. Isa, las Jeesuse veri katab kinni kõik pattude hulgad. Isa, las Jeesuse veri teeb mind õigeks ta sinu ees. Sinu vermetes on minu tervis, sinu haavades elu on mul. Sinu piinas on minu tugevus, sinu vaevas on minu rõõm. Sinu vermetes on minu tervis, sinu haavades elu on mul. Sinu piinas on minu tugevus, sinu vaevas on minu rõõm. Isa, las Jeesuse veri katab kinni kõik pattude hulgad. Isa, las Jeesuse veri teeb mind õigeks ta sinu ees. Armas kogudus, armsad sõbrad, mul on hea meel taas teie keskel olla ja kui ma oma märkmeid vaatasin, siis on ilmselt vist 7 aastat sellest möödas, kui ma pühapäeval võisin teie keskel siin olla ja sõnumit jagada. Aastatel 2012-2014 oli see tore võimalus, et võisin kogudusega aktiivselt kaasa siin töötada ja mõned vanemad inimesed on veel tänagi siin, kellega me koos võisime meestega koos palves käia ja siin all korrusel remonti teha või ehitada õieti seda alumist korrust välja. Aga viimastel aastatel on ühel või teisel viisil minu tööd ja ülesanded koondunud rohkem Tartu ja ülejäänud Lõuna-Eesti suuna peale. Siin oli juttu juba piirkondadest,
Kui me lahti võtame meie Koguduste Liidu kodulehekülje, siis on öeldud seal, et seal meil Eestis on kogudused meie liidus jaotatud 9 piirkonda, pluss lisaks veel venekeelne piirkond. Ja varem oli nii, et Viljandi kogudus hoidis siis rohkem edela piirkonnaga kokku ja nüüd mõned aastad tagasi on Viljandi kogudus liitunud siis ka Lõuna-Eesti piirkonnaga, kus hetkel on 19 kogudust. Ja viimane kogudus alustas tööd 6 aega tagasi Tartus, Agape kohvikus, ja nende eesmärgiks on jõuda üliõpilasteni ja noorte inimesteni. Ja ise ma olen nüüd viimastel aegadel kõige tihedamalt seotud olnud Tartu Annelinna kogudusega ja Valgamaal Puka kogudusega. Kui nüüd mõelda veel Annelinna koguduse peale, siis on see kogudus, mis loodi 27 aastat tagasi, kui Tartusse ehitati usuteaduslik seminar, ja selle koguduse eesmärk oli see, et usuteadusliku seminari õpilased võiksid praktiseerida oma praktikat teha siis seal kohalikus koguduses. Tänaseks ei ole enam usuteadusliku seminari maja selliselt, usuteaduslik seminar on Tallinna kolinud ja seda maja ehitatakse ümber vanade koduks ehk siis eluringi keskuseks, nii nagu selle ametlik nimi on, sest üks osa sellest tuleb ka lasteaed ja sinna tuleb siis 135 kohta kristlikule hooldekodule. Ja nüüd me olemegi Annelinna kogudusega sealt välja kolinud ja me oleme sellise põneva koha peal nagu laste mängumaa. See laste mängumaa on umbes sama suur nagu see saal, aga meie kasutame siis sellest võib-olla 1/3 või 1/4, aga me oleme ära harjunud sellise põneva kohaga ja kui lapsi on meie hulgas, siis seda põnevam on nendelgi veel. Nii nagu ma ütlesin, Annelinna kogudus siis on 27 aastat vana ja kui meil oli aastapäev, siis ma otsisin Jumala sõnast ühte kinnitavat kirjakohta kogudusele, mis oleks seotud numbriga 27. Ma mõtlesin, et võib-olla ma leian mõne sellise toreda kirjakoha, kus 27 meest või naist lähevad välja ja saavutavad midagi toredat, aga ma paraku ei leidnud piiblist seda. Aga ma leidsin Saamueli raamatu 1. peatükist salmi number 27. Ja kui meil täna on palju palvest juba räägitud, siis selles salmis on öeldud siin: selle poisi pärast ma palusin ja issand andis mulle mu palve peale, mida ma temalt palusin. Kellel on Saamueli raamat tuttavam, see teab, et see oli Anna palve. Ühel Iisraeli mehel oli 2 naist, nii nagu tol ajal käsuseadus lubas. Ühel naisel olid lapsed ja teisel ei olnud lapsed. Ja see oli Annale väga valus küsimus. Ja siin on öeldud, et kord aastas nad läksid templisse ja tänasid Jumalat kõige hea eest. Aga sa tuled templisse ja sul on südames mured, sul on südames ahastus, sul on südames kibedus. No kuidas sa tänad siis Jumalat? Ja Anna oli suures kitsikuses ja ühel hommikul, kui ta seal templis on, ta hüüab seal Jumala poole. Ja preester Eeli näeb seda
ja küsib, et kas sa oled hommikul juba võtnud midagi, et suu sul liigub, sõnad välja ei tule, sa oled kuidagi sellise erilise väljanägemisega. Ja Anna ütleb, et ma olen Issanda ees ja ma olen kibestunud ja ma palvetan tema poole, et ta vastaks minu palvele. Ja Eeli ütleb talle, mine rahuga, küll Issand Jumal täidab su palve. Ja Jumal vastas Annale, ta sai poja ja ta pühendas selle poja Jumala riigile ja ta toob selle poja templisse ja ütleb, selle poisi pärast ma palusin ja Issand andis mulle mu palve peale, mida ma temalt palusin. Me sageli läheme Issanda ette palves ja sageli on see küsimus, aga mida ma oma ahastuses peaksin paluma? Kuidas ma peaksin Jumala poole hüüdma? Kui tänaseks on Viljandi koguduseks vanuseks 112 aastat ja me vaatame selles ajaloos tagasi, siis oli aeg, kus kogudusel oli oma Jumalakoda. Ja aastal 1958 võeti see Jumalakoda ära. Ja kogudus palvetas ja hüüdis Jumala poole ja avanes võimalus uus maja ehitada. Ja kui see maja valmis sai, võeti ta taas ära. Ma kujutan ette, kui suur südamevalu ja ahastus võis olla nendel koguduse vendadel, kes olid palunud Jumala koda. Ja siis, kui see valmis sai, siis see võeti koguduse käest ära. Ja sellises olukorras tekib küsimus, et mida me siis peaksime paluma või kuidas me peaksime Jumala poole hüüdma. Võib-olla see sama küsimus tekib ka nii ühele kui teisel korral ka tänasel päeval, kui me vaatame seda elu meie ümber. Ühtepidi paludes oleks nagu õige või teistpidi paludes oleks õige. Aga mida me palume? Paljud, ilmselt mõningad veel on siin teie hulgas need, kes mäletavad venda Arpat Tarderit, kes oli Suure-Jaani koguduse pastor, kes elas siin Viljandis ja töötas siin piirkonnas. Ja hiljem, kui ta Tallinnasse läks, siis aastal 1985 ta jutlustab Tallinna Oleviste koguduse kantslist ja ta ütleb, et täna on 40 aastat möödas sellest, kui teine maailmasõda lõppes. Ta oli noor mees, kui sõda algas, ta oli õppinud Vestholmi gümnaasiumis. Minu äiapapa õppis seal ja mul on ettekujutus, millised andekad mehed sealt välja tulid. Nad said põhja alla nii inglise, saksa, prantsuse kui ladina keeles. Ja ma mäletan seda, et kui veel ei olnud arvutist võimalust otsida küsimustele vastust, siis kui mu lapsed õppisid, siis kui oli mingi selline küsimus, millele kusagilt vastust ei leidnud, siis nad helistasid vanaisale ja vanaisa, kes oli ka Vestholmi gümnaasiumis õppinud, teadis ikka neid lahendusi ja vastuseid. Ja selliselt sõja alguses Arpat Tarder püüdis põgeneda Soome. See ebaõnnestus tal, sakslased võtsid ta kinni ja andeka noormehena ta oli Saksa staabis tõlgiks sõja ajal. Ta oli küll tänu sellele rindest pisut eemal, aga Jumal sai ta seal kätte. Nendes kitsates olukordades ta andis oma elu Jumalale. Ja kui sõda lõppes, siis
ta võeti koos sakslastega kinni, tuhandete teiste sakslastega ja viidi Tšehhi vangilaagrisse. Ja seal Tšehhi vangilaagris olles tal oli kaasas vennaste koguduse kalender. Ta avab selle kalendri ja selle kalendri kirja kohaks on see sama salm, mida me täna lugesime, 1. Saamueli raamatu 1:27. Selle poisi pärast ma palusin Issandat ja Issand andis mu palve peale, mida ma temalt palusin. Ja Arpat Arder noore mehena on seal teiste vangide hulgas ja ta küsib Issandalt, et ma olen kogu aeg sinu käest palunud, ära lase mind vangi sattuda ja nüüd ma olen siin vangis. Ja Jumal küsib ta käes vaikselt, et aga mida sa veel palusid? Ja siis tal tuleb meelde, ma olen palunud seda, et ma võiksin, Jumal, sulle väga lähedal olla, et sa saaksid mind kuidagi moodi kasutada. Ja Jumal ütleb, et aga nüüd sa oledki mulle eriliselt lähedal. Ja kui ta vaatab tagasi sellele aastale, kui ta seal vangilaagris oli, siis ta ütleb, et see oli ta elus kõige raskem aasta. Aga ta oli Jumalale väga lähedal. Võib-olla me ise oleme ka vahel palunud seda palvet, Jumal, kasuta mind oma tööriistana. Jumal, luba, et ma võiksin olla teistele õnnistuseks. Aga mis siis juhtub? Siis Jumal võtab ja hakkab sind ette valmistama. Ja see võib olla teinekord üsna valus, kui Jumal hakkab meid ette valmistama üheks või teiseks ülesandeks. Pean tunnistama, et võib-olla teinekord ma ei ole julgenudki seda palvet nii väga paluda, sest ma tean, et see on see aeg, kus Jumal tahab mind ette valmistada. Nii mõnelgi korral me küsime, Jumal, mida me peame paluma? Mu abikaasa töötab Otepää kirikus ja sellepärast sõidan sageli Otepäält läbi. Suvel on seal selline aeg, kus on igasuguseid sportlasi, kes sõidab jalgrattaga, kes jookseb, kes suusatab, kes ühel või teisel viisil. Ja ühel päeval tuli mulle vastu invasportlasi terve rida. Ja esimene tuleb kõige kiiremini, tal on sellise väikese tabureti peal, millel on rattad all, suusakepid käes ja tal ei ole kumbagi jalga. Siis tuleb järgmine samasuguse alusega ja tal on üks jalg. Siis tuleb ülejärgmine, kellel on 2 jalga, aga need jalad ei tööta. Siis tuleb üks tütarlaps seal, kes on rullsuuskade peal, vasaku käega lükkab ja paremat kätt ei ole. Ja ma mõtlesin, et mida ma pean palvetama. Ma õnnistasin oma südames neid ja tänasin Jumalat, et mul on käed, millega ma võin rooli hoida. Mul on jalad, millega ma võin pedaale vajutada, rattaga sõita, võin tööd teha. Milline arm see on. Aga vahel me oleme tõesti kitsikuses, Paulus ütleb, ise ma ei tea, mida paluda. Kes siis veel võiks teada, kui Paulus ei tea seda, mida paluda? Nii mõnigi noor inimene pöördub Jumala poole oma palves. Jumal, luba, et ma võiksin selle noore inimesega abielluda. Ta on nii tore. Ta töötab koguduses kaasa, ta laulab, ta on nii armastusväärne. Jumal ei pane kätt vahele, aga aastad lähevad ja ühel päeval sa avastad, et see oli võib-olla ainult see väline fassaad, mida sa nägid ja sisemine on midagi muud ja tulevad mitmesugused katsumused ja probleemid esile. Sageli me oleme üsna kitsastes olukordades ja mind on ikka ja jälle kõnetanud
ühe armsa venna Elmar Kallase lugu. Ta on Tõrva koguduse liige, tänaseks ta on juba 90-aastane, aga ta elab siit Mustlast pisut edasi Soe külas. Sündinud ja kasvanud on ta Saaremaal Leisis. Leisi on selline paik, mis on siis vasta seda Hiiumaad, seal on suur Triigi sadam. Ja kui sõda algas, siis tulid just sinna sadamasse laevad ja rinne hakkas sealtpoolt lähenema. Isa ehitas nendel kodus talu maa peale sinna kaeviku ja kui rinne tuli, siis nad läksid terve perega sinna kaevikusse. Nad kuulevad, kuidas sõdurid jooksevad sealt üle, kuidas tulistatakse, kuidas mürsud langevad. Isa piilub sealt välja ja näeb, et maja põleb. Midagi ei ole teha, maja põles maha. Rinne läks üle sealt. Isa oli tubli mees, ehitas maja taas üles teiste abiga, aga siis hakkas rinne tagasi tulema sealt. Lähenes Eesti piirile, lähenes Narvale ja Elmar ütleb, et ta noore mehena mäletab, kui jumalateenistus Leisi koguduses lõppes, siis vennad tulid välja sinna hoovi ja arutasid, mida me teeme, kui rinne uuesti siia tagasi jõuab. Ja Elmari isal oli üks hea sõber, kes oli laevakapten, kellel oli laev, ja see sõber ütles, et kui rinne tuleb, siis mina ja minu pere me sõidame ära, kui sa tahad, võid meiega kaasa tulla. Rinne lähenes päev-päevalt, ühel päeval selle kapteni tütar sõidab sinna talu hoovi peale ja ütleb, et isa saatis mind teatega siia. Meie asjad on laeva viidud, 1,5 tunni pärast me sõidame laevaga välja. Ma 45 minutit ootan vastust, mida teie teete. Isa tahab teada, kas te tulete kaasa või jääte maha. Katsume seda olukorda ette kujutada. Pere isa, kellel on vastutus enda, oma pere, oma suguvõsa eest. Alles on maja maha põnenud, see on üles ehitatud. Kas minna kaasa või mitte minna? Ja selles olukorras see usklik mees paneb oma põlved maha ja ütleb, Jumal, ma ei tea, mida paluda, aga ma teen Jumala sõna lahti ja luba, et see vastus oleks mu parema käe pöidla all. Ta teeb Jumala sõna lahti ja siin tuleb 37. psalm. Looda issanda peale, tee head, ela oma maal, pea ustavust. Olgu sul rõõm issandast, siis ta annab sulle, mida su süda kutsub. Anna oma tee issanda hoolde, looda tema peale, küll ta toimetab kõik hästi. Vastus oli käes. Tüdruk saadeti minema, sooviti õnnistatud ja hoitud reisi ja perekond jäi siia Leisi elama. Isa oli peale sõda koguduse vanemaks seal, kuna teised vennad paljud sõitsid ära, aga poeg Elmar tuli mandrile õppima ja õppis agronoomiks. Üsna pea saadeti ta noore mehena siia Soesse ja anti talle ülesanne rajada kolhoos. See oli keeruline ülesanne tolle aja tingimustes, aga tal oli kristlik põhi, tal oli isa ja ema, kes tema pärast palvetasid ja selliselt nad oma abikaasaga kahekesi hakkasid rajama Vambola kolhoosi. Kõigepealt oli nime küsimus, taheti tol ajal ju, et oleks seal mingi Leninlik tee või Oktoobri või mis tahes,
ja Elmar suutis läbi suruda, et siin oli Vambola küla ja me paneme selle nime selle järgi. Ja selliselt siis see majand vaikselt hakkas kasvama, üles ehitati ja ta oli üks Eestimaa parimate majandite hulgas. Mõned aastad tagasi saatsime siit samast Viljandist ära Elmari abikaasa, kes oli agronoomina ta kõrval. Ja seal matuselauas olid mitmed ja mitmed töökaaslased. Ja nad tõusid ülesse ja rääkisid sellest kolhoosi ajast ja ütlesid, et see oli nii ilus aeg meie elus. Ma kuulasin, ma olen ise 7 aastat kolhoosis töötanud, mul on ettekujutus kolhoosi elust olnud. Me olime abikaasaga, mina olin 25 ja tema oli 22, kui me Tallinnast Oleviste kirikust tulime Lääne-Eestisse, Väike-Maarja lähedal Avispea kogudust teenima. Ja seal ei olnud ühtegi teist tööstust lähedal ja siis mul tuli kolhoosis töötada, sellest võiks palju põnevat rääkida, aga läheme edasi praegu selle Elmari looga. Ja ma hakkasin siis uurima, mis oli see, mis tegi selle elu inimestele seal selliseks meeldejäävaks. See oli piirkond, kus oli sobilik muld kartulikasvatuseks. Elmar kutsus kokku kolhoosi inimesed ja küsis, kas me võtame endale ülesandeks kartuleid kasvatada, kui me saame selle normi täis, kui me ületame selle normi, siis me saame autoostulubasid ja nii edasi. Ja inimesed otsustasid, me teeme seda. Nad hakkasid kartuleid kasvatama, nad täitsid need normid, nad said autoostulubasid, kes vanemat aega mäletab, autosid vabamüügil ei olnud, autot osta oli odav, aga luba ei olnud. Ja seal oli 300 inimest kolhoosis ja ühel aastal nad said 30 autoostuluba. Et need kõik ära kasutada, kolhoos andis inimestele laenu ja Elmar ütles, et nendel ei olnud probleeme alkoholiga. Nendel oli eesmärk ja kui keegi traktorist tuli ka joobes tööle, saadeti ta minema, me tahame saada oma eesmärgid täis ja me lihtsalt ei vaja sind. Ja selliselt see töö seal edasi läks ja Jumal õnnistas seda osa. Ja kui te sõidate praegu sealt soest läbi, siis siit poolt minnes vasakut kätt on veel suur kolhoosi hoone lagunemas. Ja seal, kui see ehitati, siis ehitati sinna sisse kohe arstikabinetid. Selleks, et sind Viljandist ja Tartust võiksid tulla arstid koha peale, et maainimene ei peaks hakkama selle pärast linna tulema. Arstidel oli hea meel, said korralikult süüa, said vorsti osta, said toiduaineid seal. Ja selliselt tagasi vaadates üks noor mees, kes tegi südamega tööd, võiks olla paljudele inimestele õnnistuseks. Ja kui me lisame veel juurde selle, et Valdeko Säre on teinud seal aastakümneid purjelaagreid. Valdeko Säre on siis olnud Kolgata koguduse vend ja juba aastal 1962 ta alustas purjelaagritega, mis sisuliselt olid laste jaoks selline pühapäevakool või kristlik laager ja seal Võrtsjärve ääres Poldre sadamas on need laagrid tänaseni kestnud. Sellel suvel oli 59. laager, seal oli üle 100 inimese koos. Ameerika sõbrad on neid vaimuliku sisuga täiendanud ja selliselt tagasi vaadates sellele, kuidas üks isa kitsikuses olles, öeldes Jumalale,
ma ei tea, mida ma pean paluma, ma ei tea, mida ma pean tegema, leidis selle vastuse Jumala sõnast ja selle kaudu on saanud õnnistatud aastakümnete jooksul paljud ja paljud inimesed just siin Viljandi lähedal ja selles piirkonnas. Selliselt Jumala sõna lugedes me leiame Ilmutuse raamatust kirjakoha 8. peatükist 3. salmist, kus on öeldud: ning üks teine ingel tuli ja seisis altari ette, kuldne suitsetusastja käes, ja talle anti palju suitsetusrohte ja et ta paneks neid koos kõigi pühade palvetega kuldaltarile, mis on trooni ees. Ja suitsetusrohtude suits tõusis koos pühade palvetega ingli käest Jumala ette. Meie inimesed palvetame, aga need palved, nii nagu siin piltlikult öeldud on, lähevad altarile ja inglid lisavad oma osa sinna juurde ja siis nad tõusevad Jumala ette ja siis Jumal ühel päeval saab vastata. Veel lõpuks sellest samast pastor Arpat Tarderist üks tore mõte, mida ta on rääkinud. Ta ütles, et kui ta oli väike poiss, siis tema elus oli üks selline õnnelik päev, millal ta tänaval käis ja talle tuli tuttav onu vastu ja see onu küsis, kas sa tahaksid tinasõdureid valada. Ja tol ajal ju mänguasju oli väga vähe ja Arpat ütleb, et miks ma ei taha. Muidugi ma tahaksin tinasõdureid valada, sest see oli tol ajal midagi väga erilist omada tinasõdureid. Ja ta läheb selle jutuga koju, räägib selle emale ära, et üks onu kutsus mind tinasõdureid valama, aga ta ütles, et võta oma tina kaasa. Ema siis mõtleb, annab Arpatile 25 senti, see oli tol ajal suur raha, poiss läheb poodi, ostab selle eest tinakangi, ta ütleb, et see oli selline tinakang, mis mahtus ta pihku parasjagu ära ja läheb siis selle onu juurde ja näitab, et tal on tina kaasas. Onu naeratab selle peale. Läheb kapi juurde, võtab sealt karbitäie inglise läikivat tina ja selliselt nad valavad terve päeva tinasõdureid ja mitmesuguseid loomi. Ja kui Arpat siis õhtul koju tuleb, siis ta ütleb, et ma tundsin, et ma olen maailma kõige õnnelikum poiss, et mul on selline suur hulk tinasõdureid. Ja tema osa oli see väikene tinakang, mis oli tema peos ja onul oli karbitäis läikivat tina sinna juurde panna. Nii on ka meie palvetega. Need on sellised väikesed, nad mahuvad võib-olla meie südamesse, meie peopessa ära. Aga kui need tõusevad issanda ette, siis Jumal paneb sinna midagi juurde. Ja ma usun, et täna, kui me siin Jumala kojas võime olla, see on tunnistus sellest, kuidas eelnevad põlved on palunud, et siin Viljandis võiks olla üks kirik, kus Jumalat teenida, mis kuuluks kogudusele. Ja täna me võime siin olla ühes Eestimaa kõige ilusamas pühakojas ja ma usun, et see on tõeline vastus ka Jumalalt teie kogudusele ja teie eelnevate põlvkondade palvetele. Olge väga õnnistatud siin töötamast ja loodame, et issand kingib siia taas ja taas neid inimesi, et need pingid võiksid olla siin täidetud. Aamen. Tõuseme palveks.
Hea taevane Isa, tänu, et me võime praegu siin kohas olla, kus on palved tõusnud sinu poole juba siis, kui siia maa sisse auk kaevati, kui siia esimesed vaiad löödi ja iga uue korruse puhul on taas uued ja uued palved sinu ette tõusnud. Ja issand, tänu, et sa oled kuulnud neid. Tänu, et inglid on oma osa siia juurde pannud ja sinu arm on ka tänasel päeval selle paiga üle. Issand, õnnista Allanit ja tema perekonda siin seda tööd tegemas. Õnnista igat juhatuse liiget. Õnnista igat üksikut, kes ühel või teisel määral kaasa aitavad. Õnnista neid, kes siit uksest sisse tulevad. Issand, luba, et siin võiks olla see teadmine ja tunnetus, issand, et sina oled siin kohal ja sinu armukäed on meie üle. Aga issand, me paneme kogu meie maa ja rahva sinu ette. Ja kui me tõesti oleme teinekord kitsikuses, me ei tea, mida paluda, siis issand, me tuleme oma väikeste palvetega sinu ette ja me palume, et sina lisaksid oma osa juurde ja et me võiksime uue ja jõu ja rammuga minna vastu sellele eelolevale nädalale ja järgnevatele päevadele. Issand, olgu su arm palun meie üle. Aamen. Aamen. Me istume.